Kahjuks leidis Venemaa üles Ukraina kaitse nõrga koha. Kiievis on tõsine õhutõrjerakettide puudus, mis tähendab, et Vene ballistilisi rakette peaaegu ei tulistata alla. Suurendades raketirünnakuid Ukrainas, kasutab Venemaa lihtsalt ära ülemaailmset kriitiliste õhutõrjerakettide puudust. Lisaks suurendab Venemaa rakettide arsenali, mida Ukraina õhutõrje lihtsalt ei suuda alla tulistada. Venemaa tulistas eelmisel päeval Ukraina pihta peaaegu 10 hüperhelikiirusega raketti Tširkon. See on suurim arv selliseid rakette ühe rünnaku kohta. Kuid nende rünnakute puhul nägid eksperdid 2 peamist signaali. Esimene. Venelased on juba 2 kuud järjest ainult kaotanud territooriumi rindel, samal ajal kui Ukraina suurendab rünnakuid Venemaa enda territooriumile. Ja teine. Venemaa üritab survestada Kiievit enda tingimustel läbirääkimisi pidama ja loodab, et olukorras, kus toimuvad pidevad pommitamised ja raketirünnakud, hakkab Donald Trump survestama Zelenskõid. Seetõttu arutame, miks Putin pommitab Ukrainat ja millal Venemaa on valmis tõelisteks läbirääkimisteks. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange sellele videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Betši News, mille link on selle video kirjelduses. Tuletan meelde, et Venemaa tulistas 2 juuni öösel Ukraina pihta peaaegu 10 hüperhelikiirusega raketi Tširkon. See on suurim arv selliseid rakette ühe rünnaku kohta. Kokku lasid venelased siis välja 73 raketti ja 656 ründedrooni. Kahjuks lendas enamik rakette just ballistilisel trajektooril, tabasid oma sihtmärke ja see ei juhtunud niisama. Kahjuks sai ilmseks, et suurendades raketirünnakuid Ukrainas, kasutab Venemaa ära kriitilist ülemaailmset õhutõrjerakettide puudust. Ja kuigi Ameerika Ühendriigid suurendavad tõrjerakettide tootmist, annab puudus endast veel kaua tunda, ning mitte ainult Ukrainas. Analüütikute hinnangul kestab õhutõrjesüsteemide rakettide terav puudus veel vähemalt 2-3 aastat. Just nimelt Patriot-rakettide puudus on juba mõjutanud Venemaa taktikat sõjas Ukraina vastu. Eriti arvestades pingeid Kiievi ja Trumpi administratsiooni vahel seoses Ukraina armee ligipääsuga Patriotidele. Kuid probleem on muutunud eriti aktuaalseks Venemaa ähvarduste taustal alustada uusi massiivseid ja süstemaatilisi õhurünnakuid Ukraina vastu, sealhulgas valitsushoonete vastu. Ja just siin peaksid Donald Trumpi pooldajad lõpuks järele mõtlema. Mõelge lõpuks ometi, keda te üldse toetate? Probleem tekkis paljude tegurite kokkulangemise tõttu. Nende hulgas on Trumpi administratsiooni kulude vähendamine, ekslikud eeldused pikaajalises planeerimises ja kaitsevaldkonna hangetes. Ja suutmatus ette näha riski, et USA ja Iisraeli sõja korral Iraaniga suudavad nad jätkata oma naabrite pommitamist rakettidega Pärsia lahe piirkonnas pika aja jooksul. See tähendab, et Trump, tegi rumala vea ja seadis ohtu Ukraina ning liitlased Lähis-Idas. Praegu peetakse Patriotid siiski parimaks kaitseks suurel kõrgusel lendavate ballistiliste rakettide vastu. Kuigi on olemas ka Euroopa õhutõrjesüsteemid, jäävad need selles küsimuses Ameerika omadele märgatavalt alla. Samal ajal tekitab rakettide puudus Patriot-süsteemi jaoks kahjuks haavatavuse akna mitte ainult Ukrainale, vaid ka teistele riikidele, kes sõltuvad USA-st õhutõrje toimimises. Samas põhjustas suuremat ärevust eelkõige tõrjerakettide intensiivne kasutamine Ameerika-Iisraeli kampaania ajal Iraani vastu. Mõnede hinnangute kohaselt ammendas see konflikt peaaegu 1/3 Patrioti rakettide varudest, kusjuures ühe hinnangu järgi tulistasid Pärsia lahe riigid ühiselt välja üle 1100 Patrioti raketi. Kuigi, tuletan meelde, pakkus Ukraina kohe odavat varianti Iraani droonide tõrjumiseks. Eelmisel nädalal pöördus Zelenskõi Valge Maja ja kongressi poole abipalvega. Ta nimetas rakette Patriot-süsteemile, tsiteerin, eluliselt tähtsaks vahendiks elude päästmisel, lisades, et ballistika on Moskva viimane oluline eelis. Kahjuks jättis Donald Trump selle palve tähelepanuta. Euroopa ametnikud ütlevad, et Vladimir Putini poolne eskalatsioon on Venemaa kasvavate sõjaliste ja majanduslike raskuste tulemus. Ja see võib tähendada Venemaa poole katset taas alustada ummikusse jooksnud rahuläbirääkimisi, püüdes saavutada kokkulepet Moskva tingimustel.
Ehk siis korraldada selline lühiajaline õudus, mis sunniks Kiievit nõustuma ükskõik milliste tingimustega, peaasi, et raketirünnakud lõppeksid. Siin tuleb olukorda vaadata laiemalt. Venemaa edasiliikumine rindel Ida- ja Lõuna-Ukrainas on viimasel kuudel aeglustunud, hoolimata sellest, et Kreml kulutab tohutult ressursse ja inimelusid sõjaliste eesmärkide saavutamiseks. Pealegi on Venemaa juba teist kuud järjest kaotamas kontrolli Ukraina territooriumite üle. Sellest kirjutab Ameerika sõjauuringute instituut. Kui aprillis oli Vene relvajõudude poolt varem hõivatud territooriumide netokadu 116 ruutkilomeetrit, siis jõudis see näitaja mai lõpuks 281 ruutkilomeetrini. Analüütikud arvestasid ainult neid territooriume, mis on täielikult Vene sõjaväe kontrolli all, arvestamata neid väikeste gruppide infiltreerumissoone. Ukraina jõud on praeguseks suures osas peatanud venelaste selle aasta kevad-suvise pealetungi. Ja venelaste pealetungi puhul on territooriumide kaotamise tendents nukker. Veel kord, aprillis kaotavad nad puhtalt 116 ruutkilomeetrit mais, juba 281 ruutkilomeetrit. Ja seetõttu püüab Kreml kogu tähelepanu suunata massiivsetele rünnakutele linnade vastu. Teisest küljest on Ukraina kaugrünnakud Moskva ja energiataristu pihta andnud venelastele ettekujutuse sõjast, mis paneb isegi Vladimir Putini toetajad küsima, kas Venemaal tasub seda sõda jätkata. Ja Moskvas räägitakse üha enam sellest, et puhast võitu enam ei tule. Ja väidetavalt polludki seda puhast võitu vaja. No näiteks seesama propagandist Solovjov ütleb juba oma saadetes, et kuulge, Odessat ei kavatsenudki venelased väidetavalt vallutada. Ja üldse, Solovjovi sõlul pole see väidetavalt enam isegi Vene linn. Ja üldiselt jah, Odessas polegi enam venelasi, nii et miks siis üldse Odessat vallutada? Juba on hakatud nagu veidi tagasi tõmbuma ja öeldakse, et ega me ei kavatsenudki niimoodi puhtalt võita. Lisaks põhjustavad Ukraina keskmaadroonide rünnakud tõsiseid häireid logistikas ja varustusteedes mööda võtmetähtsusega maismaa koridori, mis ühendab Venemaad okupeeritud Krimmiga läbi okupeeritud Lõuna-Ukraina. Kiiev alustas keskmaadroonide massilist tootmist ja kasutuselevõttu, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 200 kilomeetri kaugusel. Need rünnakud on muutnud teed ohtlikuks. Ukraina okupeeritud aladel on need teed praktiliselt muutunud sobimatuks vaenlase sõjalogistikaks, sest nüüd ründavad neid pidevalt Horneti droonid, mis on varustatud tehisintellekti ja ühendatud Strolling-süsteemiga. Vene okupatsioonivõimud tunnistavad probleemide olemasolu. Näiteks Hersoni oblastis soovitatakse juhtidel, kes suunduvad Krimmi, sõita ainult päevavalges, olla valvsad ja tähelepanu. Droonirünnaku korral hüpata autost välja otse sõidu pealt. Rünnakute tagajärjed on juba tuntavad. 30. mail teatas annekteeritud Krimmi niinimetatud kuberner Sergei Aksiolov, et poolsaarel müüakse bensiini ainult talongide alusel. Bensiinipiirangud kehtestati ka Moskva, Belgorodi ja Rostovi oblastites. Üldiselt, mis meil siis on? Venemaa sõjaline ülekaal väheneb, Ukraina laiendab rünnakute geograafiat ja intensiivsust, USA on pidanud läbirääkimistes pausi. Kõik ei lähe nii, nagu Vladimir Putin tahaks. Seetõttu on eskalatsioon ainus viis reageerida olukorrale, mida ta ei suuda täielikult kontrollida. Sõnades väidab Vladimir Putin endiselt, et ta võidab. Näiteks 29. mail ütles ta, tsiteerin, meie positsioon rindel on selline, et Venemaa võib rääkida sõja peatsest lõpust. Meie väed liiguvad iga päev edasi igas suunas. Aga Euroopa ametnikud leiavad, et Vladimir Putin on raskes olukorras. Moskva kasutab eskalatsiooni selleks, et sundida Ameerika Ühendriike taas alustama rahuläbirääkimisi, mille käigus Kreml loodab, et Donald Trump avaldab surve Volodõmõr Zelenskile, et ta viiks väed ülejäänud Donbassi osast välja. Ja muide, täna teatas Kreml juba, et on valmis sõja peatama samal päeval, kui Volodõmõr Zelenski annab käsu Ukraina relvajõududel Donbassi territooriumilt lahkuda. Aga Vladimir Putinil on probleeme ka riigi sees. Sõda kritiseeritakse üha enam Venemaa sotsiaalvõrgustikes. Ja siin on huvitav moment, mida venelased siiani võimendavad.
juba aprilli keskel avaldati video kommentaaridega venelaste lõputute rünnakute kohta Malaja Takmatška ja Maloe Troitskoja küladele. Ja just see video muutus Venemaal tõeliseks viiruslikuks meemiks. Rõhutan, mitte ukrainlaste seas, vaid Venemaal, sümboliseerides valet, mida levitab Venemaa Föderatsiooni sõjaväeline juhtkond. Ja kujutage ette, see saade levib juba 1,5 kuud Venemaa sotsiaalvõrgustikes. Isegi venelased ise saavad nüüd aru sellest Malaja Takmatška meemist. Sügiseks on Vladimir Putinil lõpuks ainult 2 võimalust. Kui Ukraina ei allu tema nõudmistele raketirünnakute all, siis on tal valida. Kas alustada ebapopulaarset mobilisatsiooni juba pärast septembris toimuvaid parlamendivalimisi või pigem peatada sõda, et vältida poliitiliselt riskantset sammu. See ongi see, millest räägitakse, et sõja kuum faas võib olla tagatud juba talveks. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!